Juhuu! Tere! Tere! Me oleme koju jõudnud, me oleme jälle Riias, mitmendat korda me oleme praegu mingi 20. korda selle suve jooksul. Terve esiklaas on drifti kleepse täis. Ja siis jõudsime Pikerniku rajale, seekord mitte suurele rajale, vaid vanale heale Witch-Kettelile. Ma juba kohalikega rääkisin ka, siin tegelikult sõidavad mootorrattad ringrada ka. Et selle lõigu peal, kus me praegu siin oleme, siin sõidetakse 250 kilti tunnis mootorratastega. Me tegime treenid ära, treenid olid uhked. Väike probleem on sellega, et differ on natukene liiga aeglane, ehk siis oleks vaja... Vale ülekanne, jah? Väga hea. Et saaks kolmandaga sõita, sest hetkel ongi nii, et kolmandaga sõidad, istud piires, on tegelikult vähe selleks. Ja neljandaga samamoodi auto lihtsalt teeb... Tõmbab kinni. Tõmbab pingi kinni või siis, jah. Seega, jah. Me oleme modifikatsioone ka autole teinud. Meil on nüüd summuti otsekapotist väljas. Meil on nagu mingi Iru elektrijaam, korsneid tuleb juurde ainult. Ja leeki on ja kõik asja on ja toimib ja ei kärsa ja kõik panime kollektorteibiga ilusti kinni ja nii edasi. Paberit ja värki ja seega trennipäev on läbi. Vaatame, äkki leiame teise ülekandega diffri, kui ei leia, siis lähme lahistame käsipiduriga ja saame hakkama. No siis tuleb hakkama saada, jah? Me saame alati hakkama. Seega näeme homsel trennipäeval. Meil on teine päev Pikernikul, Witch-Ketteli rajal ja ei midagi muud, kui on möödas juba treeningud ja kvalifikatsioonid ja meil on õues läinud märjaks. No tegelikult me ootasime ka, et vihm tuleb, sest et kõik ilmateated ütlesid, et täna terve päeva saab vihma. Sinu oma ei olnud? No minu oma ütles, et kell 3 päeva korraks sajab ja siis on kõik, aga näed, hakkas kell 12 vist juba sadama. Ja siiamaani niimoodi hootsi sajab, vahepeal tuleb, vahepeal ei tule, aga rada on ikka märg ja seda on tunda, et sõit on hoopis teistsugusem kui enne tegelikult. Aga seis on nüüd selline, et ennem kvalli oli 2 trenniringi, siis oli juba natuke märg ja ühesõnaga kvalifikatsioonis tegin 2 ringi, esimese ringi sõitsin 3. käiguga.
ja siis me vaatasime, et tegelikult sa said oma punktid kätte, et ideaalne oleks sõita 4. käiguga selle lõpusektori. Ja siis me tegime vana hea käiguvahetuse kuskil Mäenõlva peal ja ma panin teise käigu, mitte 4. Ja sealt tuli siis otse aga õnneks olid punktid all 67 punkti vist tuli. Aga no näha oli, et 3. on hea algus teha, joon oli väga hea ja siis tegelikult sa saidki lõpuks õige käigu sisse seal lõpupoole. Samsona sponsor meil. Nii et ma ei tea, kellegi toanurgas vedeleb Samsonat, siis ma ei tea, paneme kohe ära. Paneme kohe auto külge ära. Paneme ära. Aga jah, nüüd Pro-klass hakkab sõitma tandemeid ja siis on meie kord juba minna tandemitesse, nii et ilmselt sõidame sellises hämaras ilmselt. Praegu on jõle pilvine ka, ma arvan, et läheb selline, varem läheb natukene hämaramaks. Seega näeme tandemites. Näeme tandemites. Loktīrītāji ieslēgti. Kaut kāds lietutiņš acīm redzot vēl līst un smīdzina. Skatāmies pirmais līgums. Ļoti plaša trajektorija Michaela Reiljana, bet Rabāts arī turās viņam blakus. Ļoti baudāmā. Nedaudz pataisno automašīnas mirkli Rabācis. Michaela Reiljana caur tādu iekšēju trajektoriju, bet izslīd līdz ārmalai, kur viņam būtu jābūt. Tur tāda nedaudz korekcija, man liekas, no priekšu. Aiziet, un Rabācim tāds strauji iemetiens. Likās jau, ka sagriezīsies, bet nē, izdodās saglābties. Michaela Reiljana tikmēr brauc taisni. Nu, te būs vēlreiz jāvēro atkārtojumā Rabāča darbības pirmajā līkumā. Pagaidām gan izskatās tālākā trases daļa viņam veiksmīga un abi divi finišā. Nu jā, jāatzīmē, ka tomēr šis